it's Diana Banana ja tänane video pole isegi vlog, sellepärast et täna filmin ma lõpuks teile storytime'i. Alati number 1 request on see, et te tahate mult storytime'i, aga minu jaoks isiklikult storytime on nii 2017 teema ja praegu on 2019, nii et ma ei vaata enam storytime'e ja sellepärast ma ei tee ka väga storytime'e. Aga tänane storytime on hoopis teine lugu, sellepärast et tegu on storytime'iga, kus ma räägin enda kõige hullematest klientidest, kõige hullematest kliendikogemustest selle aja jooksul, kui ma õppisin või praktiseerisin juuksurina. Tegelikult ma tahtsin selle videoga natukene oodata, sellepärast et mu eelmine koolivideo läks natuke üle kätte ja mitte minu pärast. See, kuidas ma asjadest rääkisin, oli nagu äärmiselt pehmendatud. Ma nimelt ei toonud sinna fakte sisse. Ükski artikkel, mis selle kohta kirjutati, polnud minuga kooskõlastatud. Minu käest ei küsitud mitte ühtegi kommentaari. Mina nimelt enda videotes jätsin mõned faktid välja lihtsalt legaalsetel põhjustel igaks juhuks. Ja siis need pandi jälle tagasi sisse ja ma polnud sellega üldse rahul. Aga samas, mis ma teha saan? Siis mul oligi tunne, et võib-olla ma võiks natuke oodata enne kui ma selle storytime'i teen, sest muidu ma oleks selle kohe nagu peale teinud. Aga siis me oleme julgenud teha. Aga juba need story, millest ma täna hakkan rääkima, on kõik sellest kevadest, sest kõik ülejäänud olen ma täiesti ära unustanud. Ma ei tea, kuidas. Võib-olla oli see lihtsalt nii dramaatiline, et mu aju on selle kõik juba ära blokkinud. Ma ei tea, aga mõtlesin, et igaks juhuks enne, kui mul juba kõik meelest läinud, peaksin ma selle storytime ära tegema. Ja lisaks mul polnud selleks videoks paremat ideed ka, nii et siin on see storytime. Ma üritan need story'd hoida võimalikult lühikesed, sest ma võiks vabalt nagu 3 tundi lihtsalt nendest asjadest rääkida. Ja lisaks mina jäin igas olukorras absoluutselt viisakaks ja professionaalseks, sest muidu mul oleks suur pahandus tulnud. See päike on lihtsalt täpselt näkku. Mul on kõik lihtsalt siia telefoni üles kirjutatud listina. Tahtsin neid alguses kuidagi kategoriseerida, aga nagu meil õpetati, iga klient on eriline. Ja ma ei suutnud neile isegi kategooriaid leida. Ja esimese kliendi märge on sülitas looki näkku. Tegu oli täiesti viisaka, normaalse vanema meesterahvaga. Ma tegin talle lõikusi juba peaaegu kõik ära, kõik läks jumala hästi. Ja siis ma hakkasin tal tukka lõikama, mis on tavaliselt lõikuse lõpus. Kui tukajuuksed lõigatakse, siis need langevad sulle näo peale. Ma pühin need võimalikult ruttu ära, aga samas ma pead saama ka natuke lõigata. Lõigatud juuksed võib-olla ajavad sul natuke nägu sügelema, aga mis teha, tuleb ära kannatada, sest iga teine klient kannatab ära. Aga see klient selle asemel lihtsalt rahulikult istuda, hakkas enda juukseid ise ära puhkuma ja mitte lihtsalt nagu, vaid nagu, mis esiteks ajas kõik juuksed sassi, ehk ma ei saanud ta tukka normaalselt lõigata ja teiseks ta sülitas mulle seda tehes näkku. Ja ta ei teinud niimoodi ainult ühe korra, vaid lihtsalt ta pidevalt nagu iga paari sekki teevad lihtsalt. Isegi kui ma seletasin talle, et palun äkki ei tee nii, et te nagu sülitate mulle näkku ja lisaks ma ei saa lihtsalt niimoodi lõigata. Ta absoluutselt ignoreeris mind ja lihtsalt edasi. Kuna rääkimisest kasu ei olnud ja ma ei tahtnud õpetajat kutsuda, siis ma üritasin lihtsalt võimalikult ruttu ära lõigata. Aga kui keegi teeb kogu aeg, siis kui te näete, mu juuksed lendavad ringi ja ma ei saanud teda ju lõigata normaalselt. Ja kui ma ütlen, et reaalselt ta sülitas mulle põhimõtteliselt seda tehes näkku, siis ta sülitas mulle näkku sellepärast, kui sa lõikad tukka, sa oled reaalselt siin ees, sa pead olema lähedal, sa ei saa kuidagi niimoodi lõigata. Kaugele mu käed ikka ulatuvad. Nii et jah, ta sülitas mulle näkku ja ma isegi ei saa teda kutsuda halvaks kliendiks, sellepärast et tegelikult oli veel normaalne võrreldes. Te kuulete, siin on veel hullemaid juhtumeid. Järgmine asi on mul kirjas kui mütsimees. Selle päeva, kui mütsimees salongi tuli, olin mina administraator ehk õnneks ma ei pidanud teda ise lõikama, aga ma nägin seda küllaltki lähedalt pealt. Mis see mees tegi? No esiteks ta hilines, aga mul oli suht suvast, ma olin lihtsalt administraator. Kui ta lõpuks kohale jõudis ja juuksur ta tooli viis, siis ta tegi läbi tavalise protseduuri, nagu me oleme koolis kohustatud tegema, ehk sa alguses võtad kliendi vastu, viid ta tooli, teed analüüsi, siis sa teed kliendi konsultatsiooni, kus sa selgitad välja, mida sa peaksid tegema, siis sa lähed õpetaja juurde, arutad temaga läbi, kas ta on nõus, et sa niimoodi käitud ja siis edasi sa lähed pesema, hakkad lõikama ja kuivatad. Tüdruk oli juba vist kõik kokku leppinud õpetaja, mida peab tegema, kutsus ta pesutooli ja selle asemel, et normaalselt nagu iga klient, kes tuleb juuksurisse juuksuriga kaasa minna, oma pea ära pesta, hakkas ta seda tüdrukut sõimama, et kelleks ta ennast peab, et teda mustaks kutsub. Lihtsalt täiega röökis töö peale. Üle salongi. Õpetaja tuli kohale ja siis õnneks rahunes maha, õpetaja selgitas, et nagu see on tavaline protseduur, me lihtsalt nagu peseme pea ära, see ei tähenda, et sa oled nagu must ja rõve, aga lihtsalt me peame nii tegema, mis ta rahunes maha. Mina isiklikult ei märkanud, et ta lõikuse ajal veel röökinud oleks või kuidagi halvasti käitunud oleks, aga kui juba lõikuse algus on selline asi, et nagu klient lihtsalt röögib su peale tegelikult ilma igasuguse põhjuseta, siis tegelikult on sellist inimest väga jube lõigatast, et äkki sa teed mingi väikse vea, mis siis juba juhtub. Aga ta lõikast ära, tundus, et kõik läks hästi, tuli maksma, siis sain mina administraator sõimata, miks meil nii kallid hinnad on. See meeste lõikus oli 3 või 4 eurot.
see administraatori sõimamine hindade pärast on täiesti tavaline, nagu no biggie. Õnneks ta maksis ära, läks minema ja siis paar minutit hiljem tuleb turvamees meie salongi ja siis mõtlen, et äkki saab ka lõikust või ma ei tea, aga selle asemel, et endale aega kirja panna midagi, ütleb turvamees, et ta edastaks meile ühe kaebuse. Ja ma nagu okei, mis nüüd juhtus? Ja tuli välja, et sama mees oli ainult turvamehe juurde ja turvamees suunas ta siis selle jutuga edasi direktori juurde, sest ta tõesti ei osanud teda aidata, sest selle mehe kaebus oli see, et meie salong ei pakkunud tema kübarale eraldi tooli. Meil on aknalauad, kuhu panna asju, meil on niisama sellised pingid, kus kliendid saavad istuda, meil on nagu riidenagid, sa võid igale poole oma kübar panna. Ei, ta tahtis eraldi tooli, vist juuksuritooli kõrvale, kuhu ta saaks panna kübara, aga ta isegi ei küsinud seda juuksurilt. Me võib-olla oleks talle leidnud ühe tooli, aga ta isegi ei küsinud, ta lihtsalt nagu pöördus turvamehe poole, mis ta tahtis meil politsei kutsuda või see oli miks turvamehe poole pöördud, kes suunas edasi direktori juurde, sest nagu ta ei teadnud, mida muud teha. Ja siis ta esitas selle kaebuse ja rohkem mina õnneks temast vähemalt ei kuulnud. Ka järgmine klient, kes mul siin telefonis kirjas on, pole õnneks minu klient, jumal tänatud, sellepärast, et ma arvan, et tema oli kõige vastikum. Mitte klient, vaid nagu inimene, keda ma olen üldse kohanud, kõige nagu pahatahtlikum. Sellepärast, et ma olen näinud, kuidas inimesed peale lõikust lähevad, nutavad natukene puhkeruumis, sellepärast, et kliendid on olnud ebaviisakad, on igast arusaamatusi olnud. Aga ma pole kunagi näinud, kuidas õpilane hakkab nutma kliendi ees enne seda naist. Põhimõtteliselt ma läksin kooli oma vabal päeval, sest ma läksin juukseid värvima. Ma läksin nagu juuksurisse kooli ja me peame seda tegema alati enda vabast päevast. Ja lihtsalt juhuslikult ma istusin selle sama kliendi kõrvale. Tal oli siis poole pea keemiliste lokkide tegemine. Keemilised lokid käivad siis niimoodi, et pestakse pea ära, kui sul on vaja väga palju ära lõigata, siis lõigatakse ennem ära, pannakse rullid pähe, siis pannakse lokivedelikult kinnitud asjad, et sul lokid päriselt sees püsiksid, siis võib-olla lõigatakse natukene üle ja siis pestakse ka, tehakse soeng ja siis on valmis. Mina jõudsin sinna kohale täpselt siis, kui see tüdruk oli vist rullide keeramise lõpetanud ja ta hakkas talle lokivedelikku pähe olema. Juba sellel ajal ta täiega kritiseeris seda, kuidas ta oli valesti rulle keeranud, mida ta by the way teinud, kuidas ta pani talle valesti vedelikku pähe, mida ta by the way teinud, kuidas lõikus oli kõik vale. Ta ütles selle tüdrukule, et see tüdruk peab teda kuulama, nii et tundub nagu ta õpetas seda, kuidas lõigata. Lokivedelik peab peas natuke mõjuma ja sellel ajal läks see tüdruk siis puhkeruumi ja ma nägin, et ta nutis ja me üritasime teda lohutada. Õpetanigi ka, kuidas see tüdruk nutis. Läks kliendiga rääkima, kas kõik on ikka korras ja nagu tegelikult ei olnudki midagi valesti, et see klient vist isegi ei oska midagi öelda. Aga selle tüdruku breaking point oli see, kui ta oli kõik juba ära pesnud ja lokid olid põhimõtteliselt valmis. Kui ma ütlen, et sellel naisel oli nüüd keemiline lokk sees, ma mõtlen, et ta nägi välja nagu puudel, nagu tal oli afro peas, see oli nagu ekstreemselt lokkis, nagu ta tahtis, I don't know, ta võttis ta rätiku peast ära ja see naine vaatas peeglisse oma suure puudli afroga ja ütles, et ei, sa pesi mul nüüd loki täitsa välja, see oskab pestega. Ja selle peale hakkas see tüdruk see kliendi eest nutma. Klient hakkas röökima, õpetaja tuli jälle kohale, klient karjus õpetaja peale, ütles, et ta pole kunagi nii halba meistrit näinud. Lihtsalt sõimas ja karjus kõigi peale, isegi õpetaja peale. See on ehe näide inimesest, kes tõesti tahab teistel halba, ta pole mitte ühtegi põhjust tegelikult vinguda, ta nägi välja nagu suure afroga puudel, mida ta tahtis. Ja siis ta ütles, et tal pole lokki sees, I don't know. Saaks sellest nagu pikemalt rääkida, aga ma ei hakka, sest me räägiks juba sellest juhtumist mingi tund aega siin. Järgmise story'de jaoks on mul tegelikult kategooria olemas, kui ma vaatan ja see on halb hügieen ja hais. Kui ma peaks praegu kooli tagasi minema, mul oleks nagu millegipärast nagu paljud inimesed väga ei pese ennast. Ma ei kujutanud ette, et see nagu nii hull on, aga näide sellest on see, et meil oli klient ja nagu ma ütlesin, meil on selline protseduuride käik, et sa pead ennem juuksed ära pesema ja siis me saame hakata lõikama. Ja ma juhatasin ta ennem pesutooli, et me saaks ta juuksed puhtaks teha, et lõikus ilusti hoiaks, et mustad juuksed mu kääre ei kulutaks, mis on nagu päris asi. Mustad juuksed kulutavad su töövahendeid. Juhatasin ta ilusti pesutooli ja siis ütles, et ei, et ma just pesin juukseid ja ma vaatan talle pähe. Need on reaalselt õlised. Need ei ole mingi täna pestud ja ka kindlasti mitte eile pestud. Asi võib olla ka lihtsalt juuksetüübis, mõnel ongi juuksed kohe mustad, mõni võtab ravimeid, mis mõjutab väga juuksed ja ma lihtsalt küsisin tema käest, et millal te siis viimati pesite. Ja klient ütles mulle laupäeval ja mul oli nagu, aga täna on neljapäev. Ma nagu ei charge'i iga päev, eriti kui sul on värvitud sellised blondid juuksed, ei ole hea juuksed pesta. Aga kui sa ei luba juuksuril oma juuksed pesta, sa ütled sulle vahet laupäev, pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, siis see pole võib-olla päris õige. Õnneks ta lubas mul oma juuksed pesta, aga jah, see on nagu näide sellest, et paljudele inimestele ei meeldi väga pesta. Peale tema pea ta nagu ei tundunud väga must, aga kõige ekstreemse juhtum, oh my god. Põhimõtteliselt, mina olin salongis, teenidasin enda klienti, ma vist panin talle värvi pähe või midagi ja siis ma tunnen nagu mingi imelik haistub, nagu keegi oleks püksi pissinud, pluss
mitte kunagi ennast pesnud, pluss tal oleks kassid, kes ta riiete peale on pissinud ja see oli nagu ekstreemselt intensiivne, nagu see ei saa ju inimene olla, äkki on mingi torustik ja see polnud see nii hais, et kuskil äkki õuest tuleb, ei, see oli nagu siinsamas koha peal väga intensiivne, nagu sa ei tahtnud seda õhku enam hingata, pidi kõik aknad lahti tegema ja ära minema, nagu nii intensiivne lõhn, onju. Mul oli klient ees, ma pidin talle värvi edasi pähe panema ja siis nagu korraks see lõhn läks isegi normaalsemaks ja siis see tuli jälle nagu nii intensiivselt nagu pauguga sulle näkku nagu oh my god, ma ei saa hingata. Ja siis ma panin tähele, et täpselt üks vanem naisterahvas tõusis pesutoolist, kui see hais tuli ja kui see hais esimest korda tuli, oli siis, kui ta istus pesutooli, sellepärast et see pesutool oli mulle lähemal kui ülejäänud teised toolid seal salongis, sest mul oli nagu selline suht eraldatud koht vahepeal. Siiski ma polnud kindel, kas see tuleb nagu tema juurest või mitte, sest reaalselt see oli liiga intensiivne, et tulla inimese pealt sealt ära. Aga see hais oli nii väljakannatamatu, et ma nagu andsin endast parima, et võimalikult kiirelt see värv pähe panna ja siis oli mul mingi pool tundi aega, kuni see värv mõjub, ma lihtsalt tahtsin minema minna nagu puhkeruumi kuskile teisele poole salongi. Panin värvi pähe ära, läksin nii ruttu sealt salongi poolest välja kui võimalik, meil oli 2 poolt ja 2 poole vahel keskel on administraatori koht ja siis ma läksin administraatori juurde ja hakkasin rääkima, et oh my god, et mingi imelik hais tuli, ma ei saa aru, mis toimub. Ja siis ma tunnen, et administraatori juures on see sama hais. Ja siis administraator ütleb mulle, et jaa, et see vana naine, kes tuli, tema haiseb. Ja miks administraatori ruum haises oli see, et ta võttis kaasa sellise, vanemad inimesed vahepeal kannavad poekotina sellist nagu minikohvrit, kus on nagu rattad all, et nad ei peaks seda tõstma ja ta jättis selle administraatori ruumi ja see kott haises nii väga, et nagu terve administraatori ruum ka haises. Nii et nad pidid selle koti välikoridori tõstma, sest keegi lihtsalt ei suutnud seal olla. Ja siis see tüdruk, kes teda pidi teenindama, kas te kujutate ette? Ausalt, kui mina oleks tema, ma oleks keeldunud ja ma ütlesin ka õpetajale, et nagu miks ta, et kust läheb see piir, kus me oleme kohustatud inimest teenindama, kui see on reaalselt nagu repulsiivne. Ja see õpetaja ütleski, et nagu kui sa julged talle ise öelda, siis ütle. Aga tema ei hakka ütlema. Ja ma tahan, et te saaksite aru, kui intensiivne see hais oli. Ma ütlen, ta lihtsalt jättis oma koti sinna administraatori ruumi ja kõik haises. Nagu ma tulin teisest ruumist, kus ka haises ja ma olin nagu what the fuck, mis siin haiseb. Nagu ma ei saanud hingata. Nagu see oli nii intensiivne, ma ei kujuta ette nagu... Teised kliendid, kellel on ebameeldiv lõhn, on joodikud. Kui klient tuleb reaalselt purjus peaga kohale, siis on kirjas, et me ei tohiks neid teenindada, aga mõni tuleb niimoodi kohale, et on terve eelneva nädala lihtsalt iga päev joonud, mitte pesemas käinud ja siis ta tuleb meie salongi. See üks konkreetne klient, ma ei julge sellest väga täpselt rääkida, sest et see reaalselt on normaalne, et sellist asja lubatakse, aga tal oli tegelikult päev ennem aeg pandud, ta ei tulnud kohale ja järgmine päev oli ta platsis, ütles, et ma tahan nüüd kohe juuksurisse, aga me olid nagu ajad täis. Siiski me leidsime talle aja ja alguses ta olid riided peal, nagu keegi ei saa midagi aru, aga kui ta riided ära võttis ja see tüdruk hakkas seda teenindama, siis see tüdruk, kes seda teenindas, tundis sellist lõhna, et ta on joonud eile, üleeile, arvatavasti terve oma elu. See oli selle tüdruku jaoks väljakannatamatu, ta läks süda pahaks, okei. Ja siis ta läkski õpetaja juurde ja ütles õpetajale, et sorry, ma ei taha teda teenindada, et nagu sealt tulevad sellised alkohaisu, ma lihtsalt pole nõus. Aga õpetaja, selle asemel, et õpilase poolt olla, tegi lihtsalt akna lahti ja ütles talle, et lõika. Ma rohkem ei kommenteeri, aga ma oleks tegelikult võib-olla veel mõni lugu, mida rääkida. Kui te tahate, ma teeksin teise osa, sest mul on mõned veel, millest ma ei jõua rääkida, sest et mul saab lihtsalt aku tühjaks ja see video läheks liiga pikaks. Kindlasti öelge mul allkommentaarides ja kindlasti pange selle videole thumbs up, sellepärast et mina või keegi teine mu kursuselt elas seda päriselt läbi. Ja usu mind, päriselus on kõik palju hullem kui lihtsalt siin praegu videos rääkides, eriti haisud. Ja see, kui keegi sinu peale niimoodi röögib, et sa lihtsalt nutma hakkad tema ees. Aga ma lähen nüüd, ma loodan, teile meeldis see video ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.